Tervitus sõbrad, täna ma räägin sellest, kuidas oma elukaaslasele uus kitarr maha müüa. Me teame ju väga hästi, et kui kitarristi käest küsida, mitut kitarri kitarristil vaja läheb, on vastus alati järgmine. Ühte veel. Kitarre ei ole kitarristidel mitte kunagi liiga palju. Selleks on ka oma põhjus. Gibson SG kõlab ühtemoodi, Fender Stratocaster kõlab teistmoodi, Gretsch White Falcon kõlab kolmandat moodi ja nii edasi. Näiteks U2 kitarrimängija The Edge kasutab ühe kontserdi käigus 21 erinevat kitarri, miks peaks sul neid vähem olema? Probleem saabub aga siis, kus oma uue kitarriga koju tuled ja su elukaaslane sind näeb. Hakkab kohe halama ja hädaldama, meil on vaja remonti teha, mitte uut kitarri osta. Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Mul on sulle täpselt 5 suurepärast nippu. Nipp number 1, valeta oma uue kitarri hind oluliselt väiksemaks. Ega su elukaaslane ei tea, et korraliku Gibson ES-i hinnad algavad kusagilt 4000 eurost. Ütle, et sa oled enda oma näiteks 400-ga. Nipp number 2, ütle oma elukaaslasele, ja see ei või üldse naine olema, see võib ka mees olla, et said oma kitarri tasuta. Ma saan aru, et see on veel vähem usutavam vale kui see, et sa said oma uue kitarri 300 euroga, aga vahet pole, sul on vaja kuidagi olukord lahendada. Ütle, et ma ei tea, Endel andis ja kui abikaasa või elukaaslane küsib, kes kurat on Endel, ütle, kuidas sa Endelit ei tea. Endel on mul lapsepõlve sõber ja Eesti kõige kuulsam kitarrimängija. Nipp number 3, tee nägu, et see kitarr on sul alati olemas olnud. Umbes nii nagu muusikud teevad siis, kui nad kusagilt väljastpoolt Euroopa Liitu, näiteks Ameerika Ühendriikidest uue instrumendi ostavad, sellega kogu tagasi lendavad ja siis tolliamet mida kõrvale kutsub. Öeldakse ju alati neile, et oi, aga see kitarr oli mul juba siis olemas ja kaasas, kui ma sellega Euroopa Liidust kombult välja läksin, nüüd ma tulin sellega lihtsalt tagasi. Ütle oma elukaaslasele täpselt seda sama. See kitarr on mul alati olemas olnud, sa pole seda lihtsalt tähele pannud. Nipp number 4, peida oma uus kitarr ära. Tuli uut Fender Telecasterit tõenäoliselt keldrisse, ei ole mõtet viia riidekappi ammugi mitte. Äkki on sul mõni sõber, kes uue armukese enda juurde hoiule võtab, ma olen täiesti kindel, et on. Ja kui ükski nendest 4 nipist ei tööta, tuleb kasutusele võtta nipp number 5, elukaaslane tuleb jätta maha. Midagi ei ole teha, kui mees või naine sinu ja sinu kitarri vahele tahab ronida, siis tuleb ta lihtsalt maha jätta, sellepärast et ta ei ole õige mees ega naine. Leia endale selline elukaaslane, kes on valmis kõik su kitarrid lapsendama. Ongi kogu lugu, väga lihtne.